Sissejuhatuseks ma paluksingi teil kõigil ennast lühidalt paari sõnaga tutvustada. Tere, olen Elisa Herri. Confitas olen toitumisterapeut. Ja mis ma enda kohta veel räägin? Kaua oled töötanud näiteks toitumisterapeudina? Toitumisterapeudina ma ütleme nii toitumise huvi on mul väike, mul on teismisest saadik. Üle 20 aasta. Aga selle toitumisnõustamise õpingutega ja üldse toitumisõpingutega 9-10 aastat, täpselt ei mäletagi enam. Väga tore, et oled teiega. Tere! Mina olen Kätlin Toomere ja olen personaaltreener põhiliselt Pirita ja Viimsi klubides. Mis veel oluline, 3 lapse ema ja Bikini Fitnessis olen võistelnud, et veel minu taustast siis. Need on siis võib-olla siis tänases kontekstis olulisemad. Tere, mina olen Kaia Kollo, mina olen MyFitnessi personaaltreener ja toitumisnõustaja. Ja enamasti ma tegutsen Balti jaamas ja siin MyFitnessis. Ja ma ei teagi, ma olen vist MyFitnessis olnud 5 aastat äkki juba, midagi sellist. Aga enne seda siis palju õpinguid nii toitumis kui treeningu alaselt. Ja, lapsi mul pole. Väga tore, et täna me saame siis hästi mitmepalgelist perspektiivi, põnev diskussioon. Esimese teemana mina tõstataksin kohe siis küsimuse, et mis on need kõige suuremad vead, mida te üleüldises plaanis inimeste toitumises näete ja mida saaks teha paremini või teisiti. Alustame siis praegu võib-olla Kätlinist, kes mõtte omavahel arutada selle teema. No eks iga inimesega on erijuhtum, eks ju, ja erinevad probleemid. Kes sööb liiga vähe, on ju, kes liiga palju, aga üldine nagu läbiv joon on see, et võib-olla jääb vajaka sellistest toitumise baasteadmistest, et millest üks täisväärtuslik toidukord üldse koosneb, kuidas toidukordi jaotada päeva jooksul. Ja just naiste puhul ma näen, et võib-olla veel see makrotoitainete siis tasakaal, et on vajaka näiteks valgust täiesti, võib-olla süüakse liiga palju ühekülgset toitu, et alustuseks siis sellised mõtted. Kaia, kas sa nõustud? Ja ma nõustun, ma tegelikult täna just tegin 2 toitumist ja mõlemal korral oli, miks see on mul vist nii aktuaalne praegu? Toitumisnõustamist? Jah, toitumisnõustamist. Ja mõlemal korral oli see aktuaalne, et inimesed lihtsalt nagu üleüldiselt toit, mida nad sõid, olid selles mõttes kvaliteetne, hästi lihtne toit, aga mingid lisandid, mis sinna toidu juurde võetakse, alustades kastmetest, sellist asjad, et puudub võib-olla see hetk, kui sa oled poes ja sa vaatad korra sinna pakendi taha. Et tänasel puhul oligi niimoodi, et selles mõttes oli hästi lihtsalt neid muudatusi teha, kuna me lihtsalt tegime mingid väiksed vahetused vastavalt toiduainetele, et muidu see baas oli väga hea, aga kui me nagu väga suur vahe on näiteks, mis kastme sinna kõrvale teed, et pigem selline hästi nagu lihtne asi, mida on tegelikult kerge rakendada ka, et lihtsalt natukene jälgida neid koostisosi ja just seda nagu kõigepealt alustuseks kaloraaži ka, et sa saad aru üldse palju sa energiat sellest väiksest tootest saad, mis kõikest olen pesto, majonees, mis iganes ja et siis juba sinna nagu sisu juurde minna, et see nagu vahekord ja ma arvan, et juba sellised pisikesed muudatused menüüs annaks väga palju juurde sellele kvaliteedile sinna toitu. Just eriti, kui me räägime kaalulangetusest. Mina arvan, et toitumisest on tehtud midagi väga keerulist inimese jaoks. Et arvatakse, see toitumine on mingisugune raketiteadus, et päriselt kui vaadata ajakirjandust, et ära söö süsivesikud, rasvad on halvad, rasvad on head, söö valku. Ja siis süüaksegi valku ja salatit ainult, et kaalu langetada ja jätakse süsivesikud kõrval. Et tegelikult see, mida me tahame, on täiesti normaalne toitumine kuhu suunas, aga lihtsalt see toitumine on normaalsusest kõrvale kadunud. Mida mina pigem näen, on see, et minnaksegi väga ühekülgseks.
jäetakse ära köögiviljad. Mina ei rõhu üldse enda töös kaloritele, sest et kes ei jõua neid lugeda või sa ei ole õppinud seda, siis hakka õppima, loe neid pakendeid, see on maru keeruline. Et kui sa saad selle mustri kätte, et sa söödki regulaarselt, hommik, lõuna, õhtu või vahepalad ka süüa, võib-olla osadel inimestel ongi see veel kasulik, et hoida enda veresuhkur rohkem tasakaalus. Et ei tekiks ka ülesöömist, kui me jätame toidukorrad vahel, näiteks ongi, et tahan enda kaloreid piirata, on ju, mis ma teen, jätan toidukorrad vahele. Aga see tekitab selle, et mul tekib pärast nii suur näib, et mul on raske mõelda, et kuidas ma seda, mida ma söön. Siis on keha ütleb, et mul on nüüd vaja veresuhkurt tõsta, võta see kiire süsivesik ja tõsta see veresuhkur. Et pigem söö tihedamini, söö normaalselt ja mida puudu jääb pigem on köögiviljad. Et see grupp on selline, teatakse kurk ja tomat, porgand ka võib-olla ja sinna vere. Mina korraks segan see diskussioonile nüüd vahele, et üks asi jäi mul enne mainimata, et me tänase diskussiooni salvestame. Et seda pean kõigile lihtsalt ütlema, et vabandust korra segasin vahele. Tänane ettekanne on salvestatud. Aga ma võtaks kohe sõnasabast kinni lihtsalt, et ma ei saa täiesti nõustuda sellega, et kalori lugemine, eks ju. Absoluutselt ei pea seda tegema, eks, igapäevaselt. Aga ma näen, et see nii-öelda nende makrotoitainete tundma õppimine, et aru saada, palju mingi toitaine või mingi toidu kaloraaž on, eks ju, millest ta koosneb, eks ju, palju seal on valku, rasva, süsivesikut. Et see on lihtsalt selline ühekordne investeering sulle kogu eluks. Et kui sa ükskord selle omale selgeks saad, et siis see on sulle selline tööriist, mida sa saad edaspidi igapäevaselt kasutada. Ja see ei tähenda seda, et ma nüüd iga päev käin toidukaaluga ja kaalun nüüd iga tampsu üle, aga sul tekib mingisugune arusaam. Selles mingis vahet ei ole batoonis asjas on umbes nii palju, et sul ja see aitab vältida sellist ülesöömist, eks ju, aitab hoida seda toidulauda tasakaalus. See on nagu minu arvamus. See ongi see, et enne see lähenemine, miks sul on seda batooni vaja igapäevaselt. Sul ei olegi seda batooni vaja, kui sa milleks sa seda võtad, et nälja kustutamiseks, toiduks, siis pigem jää selle naturaalse toidu juurde, jää selle terviktoidu juurde. Ma arvan, et meie vaatame natuke rohkem ka nagu siukse sportliku inimese poolt, et vahel sa ei taha enne trenni süüa mingit suurt teinet, sa tahadki kiirelt mingit energiat, sul ongi vaja seda ruttu saada, aga sa tahadki leida selle kõige parema viisi seda, ma ei ütlegi, et see batoon on nüüd nagu kõige parem viis, aga lihtsalt tihti need on suhteliselt kergesti seeditavad asjad, sa saad ruttu oma energia kätte, saad selle nii-öelda enne trenni nälja näiteks ära kustutada. Banaani võtta. Banaan on jälle ainult süsivesik, eks ju, et kui mina kui fitness taustaga, et ma pean igat tampsu vaatama, et seal oleks nagu kõike, eks ju, oleks valku ka, rasvu ka, et siis jäävad. Nii, aga see batooni näide oli lihtsalt selline, lihtsalt näitlikustamiseks, aga tegelikult ma pean ka silmas seda sama lihtsat kodust toitu, eks ju, et kui me mõtleme, kõik elus on söönud makarone hakklihaga, eks ju. Ei ole absoluutselt tegu mingi toiduga, mida sa ei tohiks süüa, on ju. Aga kui meil on see teadmine, kui palju ma seda pastat sinna panen, kas ma saan valida mingisuguse parema nii-öelda hakkliha versiooni, kas kana hakkliha või siis veise hakkliha, nii palju valikuid on turul, eks ju. Panen sinna juurde veel köögivilju sisse, siis tegelikult on ju tegu täiesti täisväärtusliku toidukorraga. Aga kui me võtamegi selles mõttes. Ma olen sellega täiesti nõus, et siin ongi see, et miks ma ütlen, et köögivilju, eks ju, et need puudu jäävad, et kui hästi lihtne on endale aluseks võtta taadriku reegel. Ma ei tea, tänapäevalist õpetatakse koolis ka juba seda, et sul ongi pool taadrikutäit on sul see köögivilisalat, see, mis inimestel puudu jääb. See veerandi peale see süsivesik ja veerandi peale valk. Neid ei pea niimoodi sektorites sööma, aga kui sa süüa teed, siis head umbes proportsionaalselt, et ma ei pane endale ainult toitu makaroni ja hakkliha, on ju.
ja kaunistuseks natukene mõned köögiviljad, vaid et mul ongi enamusel köögiviljad. Ma arvan, et siin tekib see probleem, et tegelikult väga paljud inimesed ei tea, mis asjad on valgud, kus sa saad valgu, kus sa saad rasva, kus sa saad süsivesikud. Et näiteks, mis mina olen, kui ma näen, et kui ma teen läbi toitumisnõustamist, siis ja kui ma näen, et see inimene on juba täiesti hulluks minev, et siin on nii palju informatsiooni, siis me alati üks lihtne viis, kuidas sellega alustada, ongi see, et sa valid endale ühe fookusteema näiteks iga nädal, et ongi esimene nädal, guugeldad kas või, mis toidud sisaldavad valku. Teed endale selle asjal, et mitte kõike korraga võtta, et lihtsalt teema kaupa. Ma ei tea, järgmine nädal võtad kas või ette, ma ei tea, vee joomise. 3. nädalal vaatad, kas mingid rasvained, mida sa tarbid, et kas need on kas on võimalus kuidagi natukene neid vahetada või midagi muuta selleks, et sa saaksid võib-olla oma seda toitu endiselt nautida, aga võib-olla natukene väiksema kaloraažiga, kui on tegemist taaskord jälle kaalulangedusega. Et pigem sellised üksikumad teemad korra nädalas läbi võtta ja tegelikult ma arvan, et ma ei saa ka öelda, et seda ei ole vaja teha, kuna toit on see, mis meid elus hoiab, et ma arvan, see on niisugune teema, mida me peame kõik ära õppima. Et see ei ole niisugune teema, et sa võib-olla ei oska tantsida, et sa ei pea oskama või sa ei pea oskama laulda, et toitumine on niisugune asi, mis hoiab sind elus, et sa ei saa mõelda, et vahet ei ole, et las see olla, et ma ei tea, mind ei huvita, et see tegelikult peab olema teema, mis sind huvitab. Ja siit tulebki jälle see, et kui sa selle ükskord endale selgeks teed, see ei lähe niimoodi meelest ära, et see jalgrattasõiteks. Et võib ju ka mõelda, et aga miks mitte võtta siis toitumiskava näiteks, on ju. Et ma tahaks küsida publikust, et kui palju teist on kunagi kas ostnud toitumiskava või liitunud mõne toitumiskava, kas FitLab või midagi sarnast. Nii, üksjagu ikka on, okei. Ja kui paljud teist siiamaani seda kasutavad või sellega tegelevad? Natukene tõuseb käsi. Aga see põhimõte seal taga on see, et kui me võtame juba valmis tehtud toitumiskavad, kus on mingid eraldi retseptid antud sulle ette, tõenäoliselt see on väga hea viis avastada uusi toite, uusi retsepte, aga varem või hiljem me langeme ikka tagasi oma vanade lemmikute juurde, oma vanade mustrite juurde ja sellepärast ma arvangi, et palju mõistlikum on endale selgeks teha need toitumise alused ja siis kohandada enda lemmikud niimoodi, et nad oleks tervislikud, et põhimõtteliselt, et oleks täisväärtuslik toit. Kas või lisada midagi või midagi juurde panna? Midagi lisada, midagi natukene modifitseerida, midagi vahetada, aga see teeb selle tervisliku toitumise jätkusuutlikuks. Et ei ole niimoodi projektipõhine, et paar nädalat seal teen mingit kava ja siis unustame ära, on ju. Et ma lihtsalt näen oma praktikas ka, et on, palju tuleb selliseid kliente, kes tahavadki, küsivad, et palun tee mulle toitumiskava, mingid retseptid ja siis ma näen ju, et nad ei jõua sellega kaugele. Aga need kliendid, kellega me õpimegi selgeks, eks ju, kõik kaloraaži paneme paika koos, õpime nii-öelda need makrod paneme paika ja ma õpetan neile ka, kuidas näiteks MyFitnessPalli kasutada, mis on siis selline väike tööriist, väike äpp, millega saad toidupoes skännida kõik tooted põhimõtteliselt ära. Ja need inimesed, kes saavad selgeks, kuidas seda ise omal käel teha, tegelikult neil on ka need tulemused kiiremini tulema. Ma olen Siima peal nõustuma, et mina ei ole nõus ka enda praktikas isegi toitumiskava tegema, sest et esiteks ma näen nii palju vaeva sellega, et kellelegi personaalselt menüüd teha, see on rätsepa töö. Et arvestad tema pikkust, kaalu, soove, toidu eelistusi, kõike ja arvestad seda, et see ongi see päris elu. Et siis sa jälgid seda, sa lähed sünnipäevale, sa lähed kellelegi külla, lähed välja sööma. Aga mis siis teed, kui sa ei saa aru, mismoodi see kava kokku pandud on. Et pigem jah, et sa oskad ise seda panna. Aga mul on ikka need kalorid hinge peal. Ma olen ise kunagi väga suur kalorijälgi olnud. Ma ütlen päris, et mul oli kõik peas. Ükskõik, ma teadsin isegi liiga peensustesse juba kaloritest. Ja kui ma seda toitu vaatasin, ma nägingi ainult taadriti peal kalorid. Nii palju kalorid. See oli nii kurna, ma ei saanud toitu nautida, sest ma vaatasin kalorid.
et kuni ma läksin õppima toitumisnõustajaks, esimene tase on toitumisnõustaja ja ma sain sellest asjast aru, mismoodi endal toitu kombineerida nii, et ta oleks mulle tervislik. Ja siis ma üks hetk avastasin, et ma ei vaatagi enam kaloreid, ma vaatan toitu ja ma naudin seda. Ma arvan, et see ongi, ma olen ise ka puutunud kokku väga erinevate nii-öelda pooltega ja päeva lõpus tegelikult meie kui indiviidi ülesanne, ma näen, ongi leida see, mis ka nii-öelda psühholoogiliselt meile on tervitatav, et ei ole üks halvem või teine. Mõnele võib olla see psühholoogiliselt väga tervitatav, et ma loen neid, teisele võib olla see täielik stressiallikas. Aga näiteks mina näen endiselt taldrikul kaloreid, aga ma näen seda nagu selles mõttes positiivsel viisil, et ma tean, et kuule, et siit ma saan nagu kõik vajalikku kätte, mul on nüüd jälle energiat, ma saan jälle minna, et see nagu, jah, nagu täpselt, et ma ei võta seda kui nagu kalorid jälle halvad, vaid pigem see, mis mulle annab selle nagu energia ja selle nagu võimekuse, kas või ma ei tea, trenne teistele anda, et see ei ole niimoodi, et appi nüüd ma nagu söön, vaid see ongi nagu, kalorid väga hea, siit tuleb energiat, siit tuleb mul kõik muu, et see on nagu sa oled edasi ka õpid, sa õpid ka seda, eks siin ongi see vahe, et mina väga palju ei puutu inimestega enam kokku, kes ei tea, mis on süsivesikud või mis on valgus. Mina puutun igapäevaselt. Et ma ütlen, et mul on ka väga inimesi, kellega ma suhtlen on palju, aga pigem ma näen, et on pigem need toidugruppide sees. Et näiteks rasvad on ju, enam paljud inimesed kardavad rasvaid. Aga rasval ja rasval on suur vahe. Et nagu ka on süsivesikul ja süsivesikul suur vahe, et ka teraviljal ja teraviljal on vahe, et kas sa sööd rafineeritud teravilja või sa sööd täisteravilja. Ma korra tõstatan teid tagasi, nagu teil teema tegelikult juba läkski, et just nimelt see toitumise psühholoogiline pool või selline, et puudutaks seda ka põgusalt, et kuidas see meie igapäeva elu mõjutab ja meie toiduvalik, see psühholoogiline pool. Ma arvan, et tänapäeval kõige raskem osa on lihtsalt selles, et valikuid on nii palju ja sul on nagu tehtud nii palju võimalusi ja siis samamoodi reklaamitakse ka neid kui nagu parimate võimalustena. Et ma arvan, et selles, et sa nagu hulluks, nagu selles mõttes psühholoogiliselt ei lähe selle toiduga, ongi lihtsalt alusta nagu kõige lihtsamatest toitainetest, jätta ära kõik kotšimarjad, mingid berrid, märgid, superfoodid, et tegelikult nagu mine metsa mustikale, selle mõttes kõik nagu baasasi, mis meil kunagi nagu inimkond nagu sõi, et ma arvan nagu psühholoogiliselt juba mõjub see ka, et sul on nagu kõik räägid, sa pead kõike tarbima, kuna see on kõige parem sulle või siis ongi kõige halvem, et korra nagu tagasi tõmmata, õhtul väike kartul, väike tomat, porgand, mis iganes kõrvale kanafilee ja korra nagu mõelda, et see on nüüd nagu, see on tavatoit on ju. Ja samas ongi, et võib-olla jätta siis see nii-öelda nagu eksperimenteerimine rohkem kuskile, kui sa, ma ei tea, lähed reede õhtul mingisuguse puhul välja kuskile või niimoodi, et siis sa nagu saad nagu veits avastada, lastagi nagu selle, nagu mõeldagi sellele, kui nagu sükest, et see on nüüd see minu avastamiskoht ja mitte tunda nüüd ennast süüdi, et sa nüüd sinna restoranis lähed ja maitsed ka mingeid nagu muid asju. Ma ei räägi, et kodus peab igavalt sööma, aga ma arvan, kui nagu seda teemat on kõike nii palju, et sa näedki seda mingit smoothie bowli, kus on kõik pulbrid, värgid, möllud sees ja sul üks hetk ongi nagu, et sul on nagu kõike seda vaja, samas nagu tegelikult ei ole vaja ja siis sa lõpuks ei tahagi midagi süüa, kuna sa ei tea, mida süüa. Et ma arvan, et see valik võiks, kui tekib siuke olukord, et tekib juba väike paanika, siis tõmmata hästi neutraalseks, nagu hästi lihtsaks ja mitte midagi nagu ei juhtu, tegelikult võib-olla läheb paremaks lihtsalt, et just see valikute pool. Sellega on jah see raske, et kuna poes on toiduainetööstus on teinud head tööd. Meil on väga palju tooteid lettide peal ja toiduainetööstus ongi see äri, eks ju. Ta peabki meid suunama nii, et me tahaksime seda toitu veel ja veel. Ja kombineeritud on toiduaineid, maitseaineid niimoodi, et me tahaksime, millegipärast inimene tahab saada mahusat ja rasva koos. Ma olen ise nagu, et see on selline kombinatsioon, mida looduses esineb. Et see, mis on rasvane, see ei ole mahus ja mis on mahus, ei ole rasvane. Et ainukene toit, mis on mahus ja rasvane üheaegselt, on rinnapiim. Et kas on tõesti see, et me
nagu tõesti sellest imikueast saati, et meil on kuskile antud, et kuna see on see, mis mu selle dopamiini üles tõmbab, et ma tahan veel seda kogeda ja veel ja siis sa jooksedki sellega, et sa ei suuda enam neid lihtsaid maitseid armastada. Nüüd ongi võib-olla see moment, et peaks mõtlema, mis on meil elus need kohad, kus seda dopamiini veel saab, et see ei tuleks ainult toidust, eks ju. Et ma arvan, et oleks parem, minu jälle isiklik arvamus, eks ju, toit nii-öelda emotsioonidest lahus hoida. Et võttagi toitu nagu kütust, mis on meie kehale vajalik, on ju jälle aru saada, mis kogustes, mida kui palju ja võib-olla otsida neid emotsionaalseid naudinguid kusagilt mujalt, eks. Et suhted, eks ju, trenni minna, mida kõike, aga mitte otsida seda lohutust toidust. See on tore, see 2 kommi ära süüa. Jah, aga palju toredam on, kui sa aga teisest vähemalt koos sõbraga, kes sööd ainult pool. Et saad nagu selle dopamiiniga natuke sõbraga koos olemised, siis võib-olla nii palju kommi ei ole vaja. Tead, kui vahepeal juhtubki, mis siis ikka, meil on kõik inimesed. Aga pigem võta see, mitte võib-olla päris pakk, aga võta need kommid, aga söö neid teadlikult, võta see hetk ja naudi siis, kui see tõesti maitseb, eks. Mitte see, et kusagil pool patuse, võtan kapist ühe, niimoodi ruttu salaja, eks ju. Et tekitada omale veel seda süütunnet, korraks on hea, korraks on maitseelamus ja pärast on see tunne, et miks ma seda endaga tegin. Aga siit tuleb see psühholoogilise poole pealt mängu ka see nii-öelda teadvustatud söömine. Nüüd ma istun ja söön, et ei ole see, et ma tahan hästi kiire, et haaran midagi. Ja see on korra selle emotsionaalse söömise juurde, mis tegelikult see kaldus natuke selle emotsionaalsele söömisele, mida ka tänapäeval päris palju esineb. Et meil on lihtne rääkida, aga kui sa oled päriselt see emotsionaalne sööja, siis see ei ole nii lihtne, et ära söö. Ma olen ka soovitanud, et võtame need asendustegevused, kirjutame need üles, pane nüüd külmkapi peale endale, mõtle 20 erinevat tegevust, kas või 10, mis sulle veel meeldib teha. Meeldib sulle laulda, meeldib sulle tantsida, ristsõna lahendada, mine pane potased jalga, keegse 10 minutine kiir, kui sul on koer kassi. Et mõtleme need tegevused välja, et sa paned nad külmkapi peale, enne kui sa selle lahti tõmbad, et tee üks tegevus ära. Ja see ei ole nii, et täna see ei tööta, see minu puhul ei tööta, proovi veel ja siis veel, et ära anna alla, et aga tõesti on ärevus, ma hakkan sööma, ma olen kurb, ma tahan süüa, sest see on lihtne lahendus. Aga helista sõbrale, leia keegi, kellele ma selle räägin, et see emotsionaalne söömine on täiesti omaette ja keeruline teema. Et mis minule tuli uudiseks, et väga paljud naised ei tea, mis on diastaas. Et arvatakse, et mul on kõht ees, ma olen paks, et just kõhust, aga et hommikuti on nagu enam-vähem, aga õhtuks on kõht ees. Et see diastaas on ka selline, mida võiks rohkem rääkida naistele, selline asi eksisteerib. See on juba väga, ma arvan, sünnitusjärgne spetsiidiline teema. Ja ma ütlen ka lihtsalt, et mul on väga palju, ma ise olin sellega, et ma ei teadnud ka pärast esimest last, mis see on, arvasin, et kõht on midagi ees, et teen küll trenni, hakkama ei saa sellega, söön ka ju. Kui nüüd naistele jutt läks, siis minu mõelest üks teema, millest veel toitumis hästi vähe räägitakse, on naistel menstruaaltsükkel. Et tegelikult ma näen, et ka siis on ju väga suur osakaal seda, kuidas me toitume. Teatud faasis. Kõik seda ei taju, aga osad tajuvad isegi väga hästi ära just isude järgi ka, et nüüd hakkab see periood mitte. Ja pärast lõpeb, et mul on lihtsam alustada kas või kaalulangetusega, et ma olen rohkem, seda motivatsiooni ja jõudu on rohkem. 2 nädalat ja siis hakkab jälle see, et ma pean ennast rohkem kontrollima. Aga kui ma olen sellest teadlik, siis on palju lihtsam. Alati on lihtsam, kui ma tean, et nii juhtub, ma tean, mida ma selleks teen, et seda ennetada, siis tegelikult saab kontrolli alla. Ja võib-olla kui ongi need päevad, kus on see isu on väga suur, et siis võib ju muidugi endale lubada neid lemmikuid maiuspalasid, aga või siis mõelda juba ette, et mille tervislikumaga ma saan asendada, eks. Et juba ette valmistuda, et kui sa tead, et see aeg on tulemas, et see ei tule üllatusena, et nüüd kogemata. Iga kord on nagu esimest kord. Iga kord on esimest kord. Ma ei ole kunagi tähele pannud, ei saa aru, miks ma mingi aeg kuus kogu aeg tahan, kui ära seostada ja panna endale kas või kalendrisse esimene kuu. See on täiesti muster jookseb välja, pluss see veel, et selle kehvema 2 nädala jooksul võibki juhtuda see, et seedimine ongi aeglasem ka. Et seksuaalestiku motoorika aeglustub tänu hormoonidele ja ka see raskendab meie seda
on niisugune tõtsi või raskem tunne, kui seedimine korralikult läbi käib. Et aga kaalu langetamisest ega seedimine näiteks on ka hästi alus, et kõht läbi käiks, kõhu kinnisust ei oleks. Väga raske on kaalu langetada kõhu kinnisega. Et seal on jah neid nüansse. Ja mina pigem näen seda nagu selle nurga alt ka, et kui kellegil võib-olla see periood on niisugune, ma ei tea, ongi raske olla, et mul endal on ka, siis mõtlengi, et oot, aga ja siis, kui mul tekib see isu ja ma söön seda veel nagu mingit rasvast asja, et see teeb ju mul nagu olemise ju veel kehvemaks, et nagu miks ma seda endale tahan, et ma pigem nagu mõtlengi, et kuidas ma saan oma seda nagu enestunnet pigem nagu parandada mingi hea asjaga, mis ei tekita mulle nagu veel lisa nagu seda stressi, et ma arvan, et see on taaskord niisugune koht, kus sa võiksid nagu mõelda pigem ise endale, et nagu võib-olla jah, et tahaks nagu ainult šokolaadi, aga nagu sul tegelikult, sul hakkab ju veel halvem sellest, et see on puhtalt, sa ju teed seda iseendale, kui kõht valutab, sa paned sinna, ma ei tea, tahvel šokolaad sisse ja see valu nagu ei kao ju, et kuidas sa saaksid pigem just mitte nagu lohutada ennast selle nii-öelda, lihtsalt paljud räägivad mulle, et nad söövad, tahavadki hästi palju šokolaadi, magusad kõike, et aga just, et kuule, et mul on paha olla, et miks ma endale veel seda nagu peaks tekitama, et ja ma ei räägi sellest, et sa sööd nagu 6 kummikommi või mis iganes pool pakki, ma ei tea, korra, aga et kui tekib niisugune nagu kogu aeg konstantne selline isu, et siis pigem see nagu siin, et nii-öelda ennast nagu treat imine või siis see ju tegelikult teeb see olukorra nagu veel halvemaks. Kuskil oli täitsa välja toodud, et ka üleüldine energiavajadus lihtsalt ka hästi suurem, et siis ka tavatoitu peaks lihtsalt rohkem kogudes tarbima ja siis see juba vähendab isegi tegelikult. Ja kindlasti, jah. Mäletan sellist nüanssi ka. Selge, aitäh soovituste eest. Siis on selline teema ka, mida palju avalikult ei tunnetata, kindlasti on erinevad söömishäired või sellised. Et võib-olla teie oskate ka välja tuua, et mis võivad need esimesed märgid olla, mida inimene peaks enda puhul siis teadvustama, et võib olla kujunemas täitsa söömishäire. Et mis on need esimesed sellised punased lipud võib-olla teie meelest? Need on nii palju ja need on nii palju, ma arvan, et tegelikult tänapäeval igal inimesel on mingi väike söömishäire või mingi probleem selle söögiga. Mis on normi piires? Jah, mis on nagu normi piires. Need on, ma arvan, nii palju neid märke, aga võib-olla esineb seal, et sa ei hakkad näiteks eirama mingeid väljaskäimisi. Näiteks, kui sõbrad lähevad kuskile välja istuma, et sa ei taha minna, kuna äkki sa tarbid liiga palju. Teine on võib-olla see, et sa ei julge süüa teiste ees. Et jällegi, et sul tekib nagu selles mõttes häire, et sa nagu ei julge näidata teiste, et sa sööd. Kolmas võib see olla, kui sa märkad, et kõik nagu, ma ei räägigi, et sa pead alati selle kaasa minema, aga et kui kõik näiteks on suur pidu ja sünnipäevalaud, et siis sa nopidki sealt ainult mingi porgand ja kurgi ja siis oled seal nagu näljas kõvasti, et see võib ka võib-olla olla niisugune väike märk, et kuule, et huvitav, et kõik nagu naudivad, et miks ma nagu korra naudida või et ma ei räägigi, et sa pead sööma nagu 5 kringlitükki, aga võib-olla nagu, et sa tegelikult nagu tahaksid, aga sa oled nagu et hoiad ennast nagu väga-väga tagasi. Aga ma arvan, et neid näiteid on miljoneid, kuna mul endal ei ole toitushäiret on, siis ma võib-olla ei oska neid nii hästi välja tuua, et need on kindlasti. Eks see kindlasti on see ka, et tõesti see on neid algusi ja põhjusi, miks need söömishäired tegivad, neid on ka ju nii palju erinevaid. Üks on kindlasti veel see, et kui sa hakkadki, et ma tahan tervislikult toituda ja ma lähen järjest tervislikumaks veel ja siis lõpuks ei ole mitte ükski toit enam sulle piisavalt tervislik ja hea, et see muutub ka juba äärmuseks ja mis on ka päris tõsine häire. Et sellest räägitakse, võib-olla vähemalt rohkem teatakse anoreksiat, buliimiat, et binge eating, just see, millest sa räägid, on ju. Et kui toit on kinnisidee ja ainult sellest mõtledki. Jah, et see ka. Võib-olla jah, kui samas jah, et kui me rohkem seostame anoreksiat ja tehisilise ja tegelikult see on ka iga saab panuses võib olla. Või siis on see teine äärmus, et kui ma leiangi, et ma arutult söön, et me rääkisime enne emotsionaalsest söömisest, aga kui see on nagu natuke veel rohkem, et ma ei kontrolligi, ma sööngi ennast nii ja ma tahan pärast kuidagi väljutada või mitte, kui isegi mitte väljutada, siis ma lähen ja teen arutult trenni, et sellest kaloraasist lahti saada, mida ma sõin. Ja siis sa oled enda peale pahane
mõned päevad ei söö ja siis juhtub jälle midagi. Et sellised mustrid muidugi, et kui see söömismuster läheb millegi pärast ebanormaalseks ja see hakkab korduma, et siis võib korra mõelda. Kindlasti oleme kuulnud sellist väidet palju, et nüüd ma lähen ja treenin need kalorid maha, mis ma sõin. You can't outrun a bad diet, see inglise keeles, eks ju, et see ei ole võimalik seda ikkagi nii-öelda trenniga. Jah, seda ma arvan, peaks just vastupidi vaatama, et kuule, et ma sõin nüüd head toitu, nüüd ma saan teha kvaliteetset nagu trenni ja see vastupidi pärast, et ma tegin nüüd head trenni, et nüüd ma võiks nagu kuidagi kehale tagasi anda selle hea, et ta saaks nagu taastuda. Et võib-olla jah, me pigem vaatame seda niipidi, et nüüd ma sõin ja nüüd ma kasutan trenni selleks, et seda sööki kuluta, mitte see, et ma nüüd sõin selleks, et ma saan teha ülihea trenni ja mul on nagu mõnusalt tund aega, mis iganes, kui pikk see treening on, et see kvaliteet ja mul on energiat ja ma tulen sealt välja veel energilisema. Et sa pigem just toetad selle treeninguga seda toitumisega treeningut kui treeninguga siis söömist. Ja ei ole väga, et see on väikse pakki krõpse või 100 grammi tahvu šokolaadi ja siis lähen tunniks ajaks jooksma. Või nii, et sellest lahti ei ole väga mõtet. Seal on siis võid sellest lahti saada, aga võib-olla neid asju vaadata. Võib-olla kvaliteetsemat aega. Pigem jah, mõelda sellele, et selle hea toiduga sa nii-öelda toetada oma mõnusat pilatese trenni seal, et sul on hea kerge olla ja pärast peale pilates saad ennast siis toetada veel mingi mõnus asjaga, et sul homme ei oleks lihased mega valusad näiteks. Et sa saaksid üle oma uuesti näiteks tulla. Võib-olla sa, Kätlin, oskad mõned sellised head nõuanded anda, et mida inimene võiks siis mõelda selle asemel, et ma lähen trenni lihtsalt sellepärast, et kaloreid kulutada. Mida ma võiksin mõelda sellest treeningust? Mida see mulle siis annab või mis on mõtted, mida inimene võiks mõelda? No just see pool, mis ma tunnen, et mulle endale on oluline, et trenn on oluline minu vaimse tervise jaoks. Et mul oleks peas kõik hästi, kõik oleks tasakaalus ja võib-olla see on jällegi iga inimese eripära kindlasti, et kui palju kellelgi siis see dopamiin tõuseb, kes saab või kui suure lapsu trennist, eks ju. Et jah, et pigem mõelda aga ma mõistan ka neid kliente, inimesi, kes tulevad ja ei ole seda treeningharjumust ju alguses, eks. Et pigem ongi trenn on selline kohustus, võib-olla raske, paha, tegelikult tahaks olla kodus teleka ees ja krõpsu süüa, on ju. Aga siis tulebki nagu see moment, et tuleb anda enda kehale aega ja aega selle harjumuse tekkimiseks. Et alguses peab olema lihtsalt distsipliin, et mul on need treeningkorrad on nii-öelda paika pandud, ma lähen kohale, isegi kui ma ei viitsi, ma lähen ikka ja tegelikult peale trenni sa tunned ennast alati paremini kui see, kui sa jätaks minemata. Ja siis läheb mööda võib-olla kuu, võib-olla 2 ja sa tunned, et su keha juba ise küsib seda liigutamist ja kui sa mitu päeva ennast ei liiguta, on enestunne hoopis kehvem. Ja võib-olla veel ütleks, et üksi ongi raske alustada tihtipeale. Et leia enda kõrvale kas sõber või kaaslane, kes sind toetab sinu teekonnal, aga ma tahtsin just jõuda sinna, aga sõber võib ka teinekord olla selline trikikas, et ütleb, et ei, aga vaatame täna koos on ju seda Netflixi ja sööme krõpsu. Et siis on hästi selline turvaline valik on valida personaaltreener. Meil on ka MyFitnessis personaaltreenereid väga erinevaid, kes on millistele treeningutele keskendunud, kes siis rohkem valdab ka toitumispoolt, on ju. Et leia endale see õige inimene ja väga oluline on ka see, et sul oleks treeneriga hea läbisaamine, usalduslik suhe, et iga kord, et me ju ei nii-öelda, oleme ju inimesed, et ei pane ainult niimoodi tuimalt ja anna harjutust kätte, et ikkagi toetame ka muudes küsimustes, ongi toitumise teemadel, võib-olla mingid muud mured, eks. Ja just see, et treener aitab sul nii-öelda vastutust võtta
et jah, ma tulen trenni, et võib-olla üksi ei läheks, aga kui sul on juba see sessioon nii-öelda book itud, no sa lähed kohale juba sellepärast, et mitte ainult sa ei taha ennast nii-öelda alt vedada, sa ei taha ka treenerile pettumust valmistada, eks. Ja teinekord on vaja kedagi kõrvalt seisvat inimest, kes aitaks sind alguses vee peale saada ja siis seal püsida. Mulle väga meeldis, mul ühel kliendil on, tal on, kas ta kutsus teda äkki oma treeningpatrulliks. Ühesõnaga, tal oli mingi nimetus sellele inimesele, et neil oligi, nad leppisid omavahel kokku, et nad nagu nii-öelda mitte ei kontrolli, aga iga kord, kui nad tulevad MyFitnessisse, siis nad peavad vähemalt nädal lõpuks saatma nagu 3 logi, et nad käisid 3 korda trennis. Et vahet ei ole, mis ta siin tegi, võib-olla tuligi jõudis lihtsalt siia läks minema, aga ta vähemalt käis nagu kohas. Et ma ütlengi, et see peagi olema võib-olla, kõigil ei ole võimalust tulla personaaltrenni, et võtagi kas või keegi endale siuke usaldusisik, kellega sa teedki siukse nagu kokkuleppe, sa võid alati millegi peale kas või kihla vedada. Siis tulebki kas või niisama kohal, aga sul tekib see harjumus vähemalt kuskil on nagu käia selles mõttes, et sinna trenni minna, et võib-olla esimesed 3 korda tuled niisama siia, siis pöörad otsa ringi, aga võib-olla 4. kord mõtled juba, et päris nagu imelik on niisama tulla, et siis juba tuled trenni korra, et ma arvan, et kui leiad kas või kellegi, kellega on niisugust nii-öelda diili teha, et kuule, lepime kokku, hakkame nüüd niimoodi trenni tegema, et ja ennast on alati nii palju kergem nagu alt vedada kui kedagi teist on, ja kui sul on mingi hea siuke kihlnedu seal vahel ka, siis ma arvan, et seda nagu kaotada ei taha keegi, nii et pigem jah, võib-olla leida keegi lähedast.